Tere, armas kogudus! Täna me puudutame teemat, milline meelevald on kristlasel kui üksikisikul. Ja alustuseks, mida tähendab üldse meelevald? Õigekeelsus sõnaraamatu järgi on see võim, võimus, voli kellegi või millegi üle. Ja sõna meelevald on mainitud piiblis 123 korral, nii inimlikus sfääris kui ka vaimumaailmas. Näiteks kuningal on meelevald oma rahva üle, vanemal oma lapse üle, õpetajal õpilase, kuulsusel fännide ja rikkal vaese üle. Ja meelevalda võib kasutada nii heaks kui halvaks mõjutuseks. Näiteks täna oli mul olukord töö juures, kui meie sisustuskauplusesse astus sisse üks Eesti väga tuntud sisearhitekt. Ja ta oli oma kliendiga seal, vaatasid erinevaid asju ringi ja lõpuks, kui nad hakkasid ära minema, siis see arhitekt tuleb minu juurde ja ta oli välja valinud sellise väikse hoiudoosi või karbi ja siis ütles, et pane see omaniku arvele. Ja siis läks ära. Võttis karbi kaasa. Ja ütleme nii, temal oli meelevald minu üle, aga samas ma ei tohi endale sellist teguviisi lubada, et ma luban inimesel minna lihtsalt tema sõna peale asjadega poest välja, ilma et oleks nende eest maksnud, aga sel puhul ma ikkagi teadsin, et ta on meie omaniku tuttav ja neil on omavahel mingid kokkulepped tehtud. Ühesõnaga, tal oli meelevald minu üle ja ma olin nõus kõigega, mis ta ette pani. Aga negatiivselt võivad mõjutada meid ka meie poliitilised juhid või ka vaimulikud juhid. Näiteks on üks väga huvitav lugu, kui võib-olla paljud on kuulnud Jonestownist, mis oli siis üks ususekt ja väike selline Lõuna-Ameerikasse loodud džunglisse selline väike 15 ruutkilomeetri suurune maa-ala, kus oli siis selline nagu Neverland või selline ilma seadusteta ala, kus kehtisid hoopis teised reeglid ja 19. sajandil siis Ameerika inimesed muretsesid maailma lõpu pärast ja igasuguste poliitiliste olukordade pärast ja siis neile tundus see atraktiivne, et minna sinna ja neile lubati nagu vabadust ja see sekti juht oli siis ise ka nii-öelda religioosne ja ta kuulutas neile oma religiooni, et ta tegelikult mainis, et ka tema ise on Jumal, kui nad teda soovivad Jumalaks pidada. Aga see kõik päädis nii kaugele, et lõpuks seal oli umbes 1000 inimest, kes kõik tegid massenesetapu. Ja paljud neist ei teinud seda muidugi omal soovil, aga kogu see mõjusfäär, mis sellel Jim Jonesil oli nende inimeste üle, oli tohutu. Ja sellepärast on oluline meil kristlastena üksikisikuna ka just teada ise, olla ise juurdunud Jumala sõnasse ja Jeesusesse ja püha vaimu, et me tunnetaksime ära, kust võib-olla meie juhid teinekord võivad minna ka valesti ja siis korrigeerida üksteist. Kristlastele on antud küll olla eeskujuks nii inimlikult, oma käitumisega, seadusest kinnipidamisega ja eeskujuliku kodanikuna olemisena, aga meie suurim selline eesmärk on ikkagi olla vaimusfääris võitluses ja võtta seal meelevalda, mis on meile antud. 2. Korintuse 10:3-4 ütleb, sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi, vaid meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Millisest meelevallast piibel räägib? Jeesusele oli antud kogu meelevald maal ja taevas. Ja Tänni puudutas Jeesus ülestõusmisväe teemat rohkem. Matteuse 28:18 ütleb, ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Aga millise meelevalla andis Jeesus oma jüngritele? Matteuse 10:1. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle, neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Ja nüüd, kui
ta läkitas välja 70 jüngrit, siis Luuka 10:19 ütleb, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Jeesus andis oma jüngritele oma meelevalla ja imeteod juhtusid, kui jüngrid käisid koos Jeesusega. Mis siis sai, kui Jeesus läks taevasse? Milline meelevald on jäetud meile peale seda? Kõigepealt meelevald kõigile, kes Jeesust usuvad. Johannese 1:12. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Ja Johannese 3:3. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. See on päästmismoment, millest Jeesus räägib. Et me peame uskuma oma päästjat, uskuma, et tema on meie eest surnud ja meie patud enda peale võtnud. Ja see on justkui vaimuliku ihu uuesti sünd, usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Vana on möödunud ja uus on sündinud. See on Jumala ja tema armu läbi. Efeslaste 2:8. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enesest, vaid see on and Jumalalt. 2 Korintuse 5:17. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja mitmes kohas piiblis on öeldud inimeste kohta või need inimesed, kes on saanud, on hakanud uskuma Jeesusesse, siis nendel on reaktsioon, et mida me peame nüüd tegema oma eluga. Sest see tunne on nii võimas, kui sa oled saanud järsku selle patutunnetuse oma sisse ja sa tead, et see koorem on ära võetud ja sul on ligipääs Jumalale. See on nii võimas tunne, et sa tahad pöörduda kanna pealt ja elad oma elu hoopis teistmoodi edasi. Ja selleks on Jumal meile andnud veega ristimise. See on nagu sümboolne näide sellest, et me matame oma vana ihu maha ja me otsustame ka avalikult kõigi ees, et me tahame järgida Jeesust oma eludega. Ja Vana Testamendiga võrreldes on see, kui nagu juutidel oli ümberlõikamine, mis andis neile juudi õiguse, siis meil on Jeesus andnud veega ristimises nagu uue lepingu, mis on meie südame ümberlõikamine. Ja see on nüüd ka paganatele võimalik, mitte ainult juutidele. Ja siin Jeesus ütleb Johannese 3:5. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Ja apostlite tegudes Peetrus põhjendab juutidele, et miks on paganatel ka õigus ristimisele. Ja ta räägib sellest loost, kuidas Jopes olevad paganad kutsusid Peetrust enda juurde, et nad võiksid ka saada päästetud. Ja Peetrus tundis, et püha vaim saadab teda sinna ja ta läks ja palvetas nende eest ja kuidas püha vaim langes. Ja Peetrus kirjeldab seda kõike apostlite tegude 11. peatükis 16. salmis. Siis tuli mulle meelde issanda sõna, kuidas ta ütles, Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Ja püha vaim on see, mis annab meile päriselt selle väe ja meelevalla toimetada kristlasena siin maa peal. Ja siin me näemegi, et püha vaimuga ristimine on nagu eraldi moment tegelikult, nagu siin just Peetrus on öelnud, et Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Mis on püha vaimuga ristimine? See on üleloomuliku väe vallandamine meie üle kõikideks headeks tegudeks Kristuses. Luuka 24:49. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teiega viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Apostlite teod 1:7. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle
ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilma maa äärteni. See, et püha vaim tuli, on lihtsalt imeline, sest ilma püha vaimuta on kristlase elu üsna kuiv ja üsna raske ja üsna viljatu. Ja see on äge, et ma täna tahangi just rohkem sellest püha vaimuga ristimisest rääkida, sest ma näen, et ma ise väga igatsen seda, ma näen, et meie koguduses on inimesi, kes väga igatsevad seda, saada rohkem täis püha vaimu. Ja siit piiblist me näeme ka tegelikult, et Jeesus ei teinud ühtegi imetegu enne, kui tema oli ristitud ja püha vaimuga ristitud. Johannes ristis ta veega ja püha vaim langes tuvi kujul tema peale. Ja siis hakkas ta imetegusid tegema. Ja peale surma ja ülestõusmist ta lõpuks sai meile läkitada lohutaja. Ja Johannese 16:7-8 ütleb: kuid ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, siis ei tuleks lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmal selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Vaatame edasi, kuidas püha vaimuga ristimine täpselt siis algkoguduse ajal toimis. Kõigepealt siis Jeesus käskis oma jüngritel minna ja oodata ühes kindlas kohas, et nad ei teeks enne mitte midagi, kui püha vaim on tulnud. Ja ta on oma tõotuse täide saatnud. Ja see ongi siis 4 pühipäev, kui jüngrid on koos ja nende peale langeb püha vaim nii vägevalt, et nad kõik räägivad keeli ja profeteerivad. Ja kohe peale seda on olukord, kus Peetrus peab selgitama juutidele, kes olid tulnud vaatama, mis toimub, et mis just seal oli sündinud. Ja need juudid, kes nägid ja mõistsid, et Jeesuse vägi on reaalne ja et need inimesed, keda nad teadsid Samaariast ja Galileast ja rääkisid järsku nende juutide oma kodukoha murdeid, mida nad kunagi oleks pidanud teadma, oli nende jaoks väga suur imetegu ja nad sellepärast hakkasid ka uskuma. Ja Peetrus kutsus neid üles parandama meelt, sest see lõikas neile südamesse see tõde, mida Peetrus neile rääkis ja nad lasid ennast ristida veega ja said ka püha vaimu peale seda. Siis Apostlite teod 8. peatükk räägib Samaaria evangeliseerimisest. See oli siis, kus Filippus oli käinud samaarlastele evangeeliumi kuulutamas ja ristis neid veega. Ja peale seda läksid Peetrus ja Johannes ka nende juurde, et nad võtaksid vastu ka püha vaimu, sest et see oli väga oluline aspekt kristlase elu juures. Ja Apostlite 8:15-18 ütleb nii. Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu, sest vaim ei olnud veel langenud kellegi peale nende seast. Nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Siis 19. peatükk räägib, kuidas Paulus oli Efesuses ja 1. peatükk. Aga kui Apollos oli Korintoses sündis, et Paulus käis läbi üle maakonnad ja tuli alla Efesosse ja leidis sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt: kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks? Nemad aga vastasid: ma ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Ja tema ütles: millesse siis te olete ristitud? Nemad vastasid: Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles: Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad end ristida Issanda Jeesuse nimesse ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. See on nii äge näha seda sama mustrit uuesti ja uuesti algkoguduse juures, kuidas toimub meeleparandus ehk siis see päästmismoment, kuidas veega ristimine on otsus oma vana elu maha matta ja nii-öelda südame ümberlõikamine ja püha vaimuga ristimine, mis annab meile meelevalla teha neid tegusid, mis Jeesus
rääkis, et me hakkame tegema. Ja enda näidete põhjal ongi nagu 3 nii-öelda sammuline ristimine. Et kõigepealt päästmine, siis veega ristimine ja püha vaimuga ristimine. Ja nüüd vaatame edasi, kuidas me siis saame püha vaimu. 2 Korintuse 10, 3-6. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted ja oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks. Just see, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks. Täielik alistumine Jumalale annab meile ligipääsu meelevallale, mille andis Jeesus läbi püha vaimu. Mulle nii meeldis, kuidas Hanna Hark käis meil palvekal rääkimas oma tunnistust, kuidas tema elu on muutunud viimase aasta jooksul täiesti kardinaalselt. Ja kuidas Jumal sai ta kätte. Kuidas ta alistus Jumalale täielikult ja mulle nii meeldis, kuidas ta ütles, et varem ta oli nagu tundnud, et ta saab väga hästi hakkama, ta usuelu on hea ja ta teenib koguduses kõigega, millega ta saab ja kõik on nagu hästi. Aga siis juhtus ta elus olukord, kus ta jäi haigeks ja ta nägi, kui üürike on tema usk, kui kergelt see järsku sai kaduda, nii et ei tahtnud enam Jumala asjadest eriti midagi kuulda. Aga siis peale seda pikka haiguse perioodi ta nägi, et ta ei saa ilma Jumalata, ta ütles, Jumal, nüüd ma tahan teistmoodi. Sina lihtsalt ehita mind üles. Ma tahan teha ainult sinu tahtmist ja tal ei olnud selles mõttes enam midagi, mida ta peaks ära loovutama. Tal ei olnud mingit vara ega väga püsivat töökohta, millest ta oleks karjääriredelil roninud, ega ka kooli, kus ta oleks käinud. Ja siis ta lihtsalt oli avatud kätega Jumala ees, et kasuta mind. Ja ma tahan päriselt sind teenida nagu tõeline jünger. Ja siis püha vaim tuli tulega ja kutsus teda, andis talle kutse, mis on väga lahe. Küsige temalt edasi tema loo kohta. Ja miks ma tahan just püha vaimust rääkida täna on see, et ma näen, et siin peitubki see viljakas kristlaselu, mida me peaksime taotlema igaüks. Robert Morris on kirjutanud raamatu The God I Never Knew. Just lugesin selle läbi ka ja see on tõesti väga silmi avav ka pikalt kristlane olnud inimestele. Ma usun, et kõik, kes on võib-olla püha vaimuga ristitud, aga võib-olla nad ei praktiseeri seda niimoodi igapäevaselt, et nad ei tunne, et püha vaim need kogu aeg juhiks, siis ma soovitan teil kindlasti seda lugeda. Ja tema ütleb, et tema ka alguses ei tundnud, et tal nagu midagi puudu oleks. Ta teenis aastakümneid nii, et ta ei olnud püha vaimuga ristitud. Ja siis ühed tädikesed koguduses hakkasid palvetama tema eest, et ta saaks püha vaimuga ristitud. Ja siis ta alguses viisakalt ütles, et teate, et pole vaja, et ma sain nagu kõik sellel hetkel juba, kui ma sain päästetud ja ristitud, et ma ei tunne, et mul midagi puudu oleks. Ja siis ühel hetkel ta ikkagi tajus, et ta peab avama ukse püha vaimule. Ja ta oli küll palvetanud varasemalt, et püha vaim, et nii tore, et kasuta mind ja täida mind, aga ära seda keeltes rääkimist võib-olla, nagu kui sa selle kõrvale jätad, siis on nagu hästi. Ja siis püha vaim ei tulnud ka. Kuni ühe hetkeni, kus ta täielikult alistus kõik, mis tal on ja ta ütles, Jumal, ma olen nõus võtma kõik selle paketi, kõik sinu tingimustel ja mul ei ole ühtegi ettekirjutust, ma tahan lihtsalt seda plaani, mis sinul on minule, täida mind. Ja püha vaim tuli, täitis oma tõotuse. Tema elu ei olnud sellest hetkest enam endine ja ta ei vahetaks seda mitte kunagi ka kogu maailma raha vastu, nagu ta ise võrdles. Ja lihtsalt tahan teid üles kutsuda.
kui sa tunned, et sul on vaimuannid ja sa võib-olla tegutsed nendest ka aktiivselt, aga sa tahad rohkem tunda Jumalat, sa tahad rohkem kuulda tema häält, tema juhatust, sa tahad rohkem vaimu anda, siis ma loen selle kirja ka. Johannese 15:5. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse. See kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda teha midagi. Ja teise Korintlaste 3:8. Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldavas, muudetakse samasugusteks kui üks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Minu üleskutse sulle on, et veeda Jumalaga aega. Vaata Jeesuse peale. Leia see aeg iga päev, kus sa lihtsalt oled temaga koos, sest et see tõotus on meile antud, et meid muudetakse tema sarnaseks, kui me vaid tema peale vaatame, et temaga koos oleme, püsime temas. Ja kui sina ei ole ristitud püha vaimuga või sa tunne, et püha vaim oleks sind kunagi täitnud, sulle ühtegi andi andnud, siis palvetage täna Mokos selle eest, kes igatsevad seda. Astuda seda sammu, et minna kristlase elus edasi, viljakama elu ja tähendusrikkama elu ja võimsama elu poole. Ja kui sa oled juba püha vaimuga ristitud, siis sa saa rohkem täis püha vaimu. Ja kasutame seda meelevalda, mis meile on antud püha vaimu juhtimisel. Et me ei kasutaks seda kurjaks ja ei kasutaks seda inimlikul eesmärgil, vaid püha vaimu juhtimisel teiste inimeste ülesehitamiseks. Head arutelu ja palveosadust. Võimsad asjad ootavad meid ees, kui me otsime Jumalat kogu oma südamest.